Tere, kallid sõbrad ja vaatajad. Nagu näete, siis võib-olla on asukoht tuttav, kus ma hetkel olen oma vana sõbra Siiliga. Ja olen tagasi Neerutis, kuid seekord vähe teisel eesmärgil. Seekord on mu eesmärgiks siin väike lõbusõit teha. Pole ammu tegelenud ATV sõiduga. Seekord me parandame selle vea. Eelmine kord, kui ma käisin, sõitsin siin ringi autoga ja nii edasi, vaatasin, et nii huvitavad teed kuskil lähevad mingitesse imelikudesse kohtadesse ja mind pani mõtlema, et fuck, päris vägev oleks ATV-ga läbi sõita ja vaadata, mis nendes kohtades päriselt siis on. Konsulteerume korraks kaardiga. Siin peaks kolmas veekogu ka olema. Mina olen kuskil siin. See on see Kalevipoja kuju, ma tahan natukene pulli pärast edasi minna siit ja ma vaatan, kas leiame sellise asja nagu Kalevipoja kuju. Siin seda ristmikut ma tean, Tagajärv, need siin on näidatud, Eesjärves on kala. No ma ei tea. Õng on mul ka kaasas, nii et katsetada saame, kui peaks olema aega üle jääma kõigest. Aga jah, siin on mingisugused huvitavad asjad. Ma ei tea, ma lähen lihtsalt eksin ära, suvaliselt lähen. Küll ma pärast GPS-i enda auto üles leian. Lähme lihtsalt suvaliselt praegu. Holy fuck kutid. Ma peaaegu oleks püksi sittanud. Ma ühendasin oma GoPro praegu telefoniga ära üle väga pika aja. Ta küsis mu käest, kas ma tahan update'ida. Ma ütlesin jaa. Kas ma olen idioot? Ma praegu pool tund umbes update'isin GoPro tarkvara. Mul kadus ühendus ära GoPro'ga vahepeal. Oh my god, ma mõtlesin, et kõik black screen, kõik jutud, mõtlesin, et kõik läheb pekki. Aga õnneks ei läinud. Üks hetk klambist lihtsalt vaatasin, et wow, GoPro töötab, yes! Ma olen päris palju mässanud, et siia hetke momenti jõuda. Kõik asjad valmis teinud. Enne seda filmisin Deeperi video, filmisin ühe teise video, ATV peale ja nii edasi. Ja ma mõtlesin, et all that for nothing. Vedas. Nüüd lõpuks me saame sõita, poisid. Weekend ride. Finally weekend ride. Nii, lõpuks. Let's go! Siit edasi ei saa, seal on järv, mis siin kirjas on. Mingid rahvuseeposed ja kreutsvaldid. Veel üks Siilionu, mis see olema peaks? Saad siin magada või? Võt see oleks vägev, võt siin magada. Lihtsalt viska madrats maha ja maga siin. See oleks päris vinge. Ja veel üks järv. Keegi peab kala ka siin isegi. Lähen vaatame. Siin on täitsa okei koht püüdmiseks vist. Natukene vajuv on. No jah. Jõudu! Liigub ka või? No, see on hea. Jah, täpselt. Kuule jõudu, ma panen edasi. Et ahvenat liigub. Okei. Pärast võib proovima tulla siia. Kellaaeg on, ma ütleks, natuke liiga vara veel võib-olla. Vaatame edasi praegu. Ahaa. Vaatame, mis siin toimub. Siin on juba vähe parem sild. No näe, vaata kui hea. Tõlgitud ja puha. Damn. Siin on need veekogud ikka muutunud, kõik on muutunud nii palju kõikide aastatega. Hoopis teine tera on siin praegu. Kurat, ma vihkan neid ujuvsildasid, nagu juua täis oleks. Siit võiks ju püüda küll, kurat. Huvitav, kas see vend, ta ütles, et ahvenat on. Kindlasti ahven võib võtta, aga ma kella poolest natuke võib-olla ootaks veel. Põristame natuke ringi. See on juba huvitav puu. Mulle meeldib see puu. Toho, küttepuud siia toodud niimoodi või? Saad purustada puid ja asju ja küttepuud on sul seal olemas ja ise ei pea kaasa võtmagi, vaata kui vinge. Seal üleval on näha, et mingisugune hoone on seal veel.
Kus mu Kalevipoja kuju on? Kuri koer. Kurja koeraga küll ei tahaks tegemist teha. Seda ma küll ei teanud, et siin mingi eravaldus oleks. Samas ma ei ole siin nii ammu käinud ka, et Kalevipoja kuju peaks siin olema kuskil. Või see oli nagu fake mingi uudis. Fake news. Või äkki see on taga? Ei, ma olen segaduses. Ma olen natuke segaduses. No võib-olla ma saan valesti aru. Ma ei tea. Minu arust pidi olema kuskil juba. Ühesõnaga, sealpool me käisime ära, kõik seal ei olnud midagi. Eesjärve, äkki see on Tagajärve. Ma ei oska öelda. Lähen vaatame korra. Mingi auto pargib ennast kogu aeg siin. Mis siin head on huvitav? Mingi seenemets või? Ma olen siin käinud 2 korda ja mõlemal korral on 2 erinevat autot siin samas parkinud, kus ma praegu olen. Äkki on mingi salaseene kohta, ma ei tea. Järve seal küll ei tohiks olla. Üks asi, mis mulle veel meeldib, on see, et siit astud üle tee serva, kukud mingi 3 meetrit alla. What the fuck? Kus ma olen siin? Lõkke koht, oled siin? Oled siin punane täpp? Siin ei ole ühtegi punast täppi. Kas ma olen pime või? Oled siin? Ei ole. Aga Kalevipoeg, Linnamägi. No idea. Tapa lennuväli, vägev. Eduardo. Väga segadust tekitab. Minu arust siit otse, näed, siit läheb autotee. Siin otse on järv. Siia on see uus see pandud. Kunagi sai seal autoga käidud. Ma sõitsin oma golfiga sinna poole kunagi. Siin kuskil nagu mingit keelumärki otseselt ees ei ole. Ma ei tea. Praegu ei lähe sinna. Vaatame edasi. Tornimägi ja Sadulamägi. Okei. Parkla. Kas ATV-ga on sinna väga raske minna? Ma ei mõtlen, et milliseks see tee seal läheb. Ma kardan, et seal tuleb mingi räige käntser. Kui ma pean tagurpidi sealt tagasi tulema, siis on perses. Ma keeran üle ka ennast. Ülesse ma lähen, aga kui ma tagurpidi pean alla tulema, siis on kaputt. Proovime, mõtleme korraks. See on mulle kohe üldse ei meeldi see idee. Ma kohe üldse ei tea, mis seal ees ootab mind. Kuradi mäkke tõus raisk. Ma mõtlesin praegu puhtalt, et kuidas ma siis wildlife olen, kui ma niisuguseid mingeid titekaid asju ei tee. Jahu, aga real talk. see küll siin titekas ei ole. Holy fuck. Siin mu teekond lõpeb. Siit ma ATV-ga küll üles ei lähe, see on liiga. Ja siit ma panen ainult vintsiga ülesse. Mingi räiga hooga peab tulema, et siit minna ja see on väga halb idee. Väga kõrge tõus. Oleks ma kellegiga koos võib-olla, siis oleks mõeldav. Kui ma üksinda siin selle ATV ümber pööran, siis palju õnne mulle. Pöörame ümber. Mida vittu? Okei, what the fuck? See oli küll hirmuäratav praegu.
Vaadake, kui ilus vaatepilt. Ma olen põhimõtteliselt puuladvas, osade puudega sama kõrgel. Vägev. Siit ma ei ole sõidnud, lähme vaatame, mis siin on. Palun ära siia sõida. Ossa, kurat. Ma oleks kraavi sõitnud. Võduvere. What the fuck? Mis see tähendab siin? Ma ei saa aru. Teate, mind huvitab, ma pean minema. Tunneme kaasa poistele. Aha. Mulle meeldib ATV-ga niimoodi avastada. Nagu praegu näiteks mingi suvaline tee, sõidad kuskile ilusti muru ära niidetud, mingi suur kiik, asjad, mingi mälestuskivi. Ma ei kujutanud ettegi, et niuke asi siin on. Vaata, kui ilus. Kohe mõnus on, niimoodi kohe. Nagu Windows XP see screensaver, peaaegu. Natuke rohkem pruunime on meil muidugi. Noh, ja siin on mingi 1 000 000 meetrit kukkumist. Neeruti on nii wild. Siit me lähme, vaatame varsti. Ma olen siit mitu korda mööda sõitnud ja ma vaatan, kogu aeg vaatan seda, see näeb nii mõnus, niisugune meeldiv välja, see siit lauge, niisugune maapind ja nii edasi, et ma olen tahtnud siit kaudu minna. Ma vist olen siit kunagi käinud lapsepõlves. Loodame, et pärast tööle läheb auto, ATV. Kui te mõtlete, et mida huvitavat ma nüüd tegema hakkan, siis ma vaatasin, et see koht siin näeb perfektne välja lõuna jaoks. Või leib see? Aha, tervus. Kell on 6 läbi 17 minutit. Oi, ma hakkan praegu lõunasööki sööma. Ma panin niisuguse suure kilekoti sisse, et äkki mul leian mingit prügi, aga siiamaani väga ei ole leidnud midagi õnneks. Üleeile käisin hammast likvideerimas. Hammas, mis likvideeriti, oli tarkushammas, aga ta oli viltu kasvanud, mitte niimoodi püsti, vaid viltu. Ja hästi raske oli ära saada ja hästi traumaatiline oli. Doktor ise ütles, et kuna nii traumaatiline likvideerimine oli, siis valutab mitu päeva järjest. Tõsi, siiamaani valutab. Neelata, närida ei saa korralikult, niisugune imelik. Tuimestus ei mõjunud korralikult, aga kätte saime raisa. Head isu ka, head isu sõbrad. Vaatame kiired instalaksud üle. Nii meeldiv on olla. Ma oleks peanud raamatu kaasa võtma. Fuck, ma olen idiot. Me peame kalale minema. Kell on 6 läbi. Ma teen siit tiiru peale. Vaatame, mis seal pool on. Siis lähme lanti loopime natuke. Seal loobime, kus ma olin nagu silla pealt ja enne silda. Ja vaatame üle. Kell liigub nii ootamatult kiiresti. Juba hakkab õhtu kätte jõudma. Alles oli kurat kell 3. Peaks kõrvaklapid kaasa võtma oleks. No muidugi samas filmimise ajal ma ei suuda muusikat kuulata ja siis rääkida, siis ma karjun liiga palju vast. Aga muusika kõrvas oleks vapsee lust ja lillepidu sõita, kurat.
Siin valvab mingi koer. Oh-oh. Ma ei tea, mis tõmme mul on niisuguste põllumaade vastu niimoodi. Vaata, kui palju erinevaid värve. Ma vaatan jaoks ükskord koeri tuleks selja tagant. Vaata, kui palju erinevaid värve on niisugune kollakas ja niisugune heleroheline ja tumeroheline ja tumesinine ja valge ja tumesinine, helesinine. Kõik need värvid mängivad nii ilusti. Ainuke asi, mis ära rikub praegu pildi, on elektripostid. Mingi värk on nagu niimoodi, et kui sa oled keset niisugust suurt põldu ja nii edasi ja mingid nii suured puud on igal pool ümberringi, siis sa nagu saad aru, kui väike sa ise tegelikult oled. Kui väiksed me tegelikult oleme siin. Kellegi maja. See maja on küll maha jäetud, ma arvan. Siin on see maja, eks ole. Sinna majja pääsemiseks ei ole mitte mingit võimalust. Mitte kellelgi, see peab olema maha jäetud. Ma tulen siia tagasi kunagi. Kui mul paremad riided on, ma ei taha praegu kuradi niimoodi küll sinna võsa sisse ragistama minna. Aga mind huvitab, mis seal majas on. Kui see on vana maha jäetud talumaja, see võib päris huvitav olla. Ma küll ei näe mingit kohta, et sinna maja juurde kuidagi saaks. Siit kaudu ei ole keegi käinud kurat sajandeid, noh. Kas see on peldik või? See on mingi vana peldik. See on peldik. Ahaa. Siin ei saa ka ruttu situda, siin ei saa isegi aeglaselt situda vist. Naeltega kinni löödud. Tohoh, kellelgi on kahju. Keegi ei taha, et inimesed situvad. Selge. See eest on vist siia situtud. Siit läheb mingi matkarada vist. Meie kahjuks ei saa siit edasi minna. No puu on märgitud, siit peab minema. Aga ATV-ga sealt läbi ei pressi kahjuks. Kadrina kirik on seal kaugel. Ma korraks mõtlesin, et asja oota. Ma vaatan korra. Mul on aku väga sitasti kinnitatud siia. Kas kõik lemmid on akul peal ikka? Ilusti laevad. Väga hea. Ma pean aku kinnituse üle käima, kurat. Nii, ma olen nüüd kaamera asukohta muutnud, otsisin üles oma minilandi karbi ja kalastuskooli videosse odav 29-eurine õng. Siia otsa ma olen pannud ühe pöörleva landi ja lähme proovime, kas me saame äkki ühe ahvena ka siit. Nagu tolgus, kurat, nagu tolgus. Huvitav, kas see on Salmo oma ka või oli see kott ainult Salmo oma? Isegi on Salmo. Salmo Blaster. Lähme vaatame. Ma soovitan, kui see kala lähed püüdma. Kala tajub igasuguseid imelikke võnkeid ja asju. Ära trambi jalgadega silla peal. Suure tõenäosusega võib see ahven olla isegi siin samas meil silla all. Ehk siis viskame selle landi siit samast silla kõrvalt ja vaatame, mis siin saab. Vaatan ruttu, et taskud kinni oleksid. Ei ole üks tasku kinni. Midagi vette ei kukuks jumala eest. Ma tean, et mingil järvel oli kunagi mingi hüppetorn. Aga ma ei suuda meelde tuletada, et kus kohas see oli ja millisel järvel. Ja see on vist, kurat, kinni. Ja see on vist tõenäoliselt ära likvideeritud, ma eeldan, see hüppetorn. Kui ma nüüd täiesti õigesti mäletan, siis seal kunagi juhtus väga halb õnnetus ka. Üks inimene hüppas peakat ja tänu sellele vist on ratastoolis nüüd. Näe, mingi mull käis. See muidugi ei pruugi kala olla. Igastahes, jah. Niisugune halb õnnetus on juhtunud siin kuskil Neeruti järvedel. Ja täitsa käisid kohe niimoodi naksti ujumas, ilma probleemideta. Muidugi see Neeruti järv on niisugune veekogu, et siin on tavaliselt kogu aeg vesi soe. Nagu siin läheb hästi kiiresti soojaks, siin on tume põhi, kõik jutud. No kurat kinni jälle. Kuidagi on aru saada muidugi, et kohe näppude vahel on aru saada, et on odava õngega tegemist. Kuidagi keri ja kerib raskelt, õng ise on raske, ligadi-logadi niisugune. Ei ole nii mugav nagu muidu. Saab hakkama selles suhtes. Saab hakkama ilusti.
Ma muidugi võtsin tiiperi ka kaasa ja plaanisin täitsa kasutada seda tiiperit siin. Aga siis mul tuli meelde, et mul on mingi tundmatu õng, tundmatu tamiil ja ma väga ei julge 300 eurot selle tundmatu tamiili otsa panna täitsa. Nii et ma mõtlesin, et pigem mõni järgmine kord seda teha. Muidugi siin järves on see kallas on nagu perfektne nendele röövkaladele, et kõik kalad võivad olla selle kalda servas, aga nagu näete, siis siin on puud kukkunud kalda serva ja ma kardan seda, et kui ma nagu õigesse kohta landi viskan, siis ma jään ilma ka sellest, seepärast see jääb kinni sinna. See teine mees, mis püüab bussiga, mulle tundub. Ai, ikka kerib vahepeal. Mingi voobler äkki või? Ja kerib praegu kerib. Või on otsas või? Tal on otsas vist. Ei. Kui oli otsas, siis midagi väga väikest. Paneme paar viset veel ja siis peame lanti vahetama. Kahjuks ma idioot ei võtnud kaasa landilõksi, nii et ma pean iga kord uue sõlme siduma. Aga mis teha? Need mullitamised, mis siin on, need võivad vabalt olla mingid allikad. Kurat, oleks tiiper raisk, ma ei julge tiiperit vette visata. Tiiperiga ütleks kohe ära, kas siin on kala või ei ole, kurat. Kuule, praegu hüppas küll veest välja keegi siit siin samas. Järele ei uju keegi. Prooviks tiiperit või. Jõle hea oleks, kui mul oleks praegu landilõks. See oleks perfektne, aga kahjuks mul ei ole. Tiiperil on, saad niisuguse ilusa kotiga kaasa selle tiiperi. Võtad oma pokepalli välja. Üks asi, mis ma vaatasin ennem, kui keerad, siis need peavad olema niimoodi kohakoti. Siis ta ütleb waterproof. Võtame oma machete, laste noa, võtame selle tamiili siit. Aia, peaaegu nibu külge. Teeme uue sõlme siia külge. Ja teate, kui palju ma usaldan seda sõlmi, mis ma teen või? Tavaliselt igale poole. Ma usaldan seda sõlmi nii palju, ma teen siia ka selle sõlme, vaadake. See on tõesti üks kõige parematest sõlmedest, mis üldse eksisteerib ausalt. Ja siis ma viskan esimese viskega minema selle tiiperi. Proovime alguses niisama tiiperi käima panna. Vaatame, kas ta leiab tiiperi üles, kas ta praegu siis ei tööta või mis toimub nagu. Kas ma pean ta vette viskama, et ta tööle hakkaks või? Praegu ta ei tuvasta nagu seda tiiperit. Tiiperist disconnected. Jaa, seda ma usun. Aga paneme ta korraks vette. Aha. Ja ongi täitsa olemas. Ühendus täitsa ja kõik jutud. Väga huvitav süsteem, ma võiks öelda. Näed, ma nüüd liigutan seda tiiperit siin vees ja ta joonistab mulle kõik välja, mis toimub. Näed, ma lähen nüüd eemale ja nagu näha on, ta läheb sügavamaks. Nii, ma ei tea, kas mul praegu GPS või mingi asi ka sees on. Ma panen oma telefoni siia maha praegu korraks. Võtan selle tiiperi ja viskan teda õrnalt. Nii. Ilus jõnks tekkis, kui vette kukkus. Mis see heli tähendas huvitav? Ahaa, näed. 2 kala on siin peal. 3 kala. Põhjas ka. Mida 2,0 tähendab? Mida need numbrid? Need numbrid on sügavused või? Et 1 kala 1,4 peal ja nii edasi. Okei. Ma saan ise valida, kui efektiivselt ta joonistab välja. Nii, praegu kukkus vette, on ju. Kui siin vahepeal ühenduse probleemid on, siis need ma võin öelda kohe julgelt ära, et need võivad olla minu telefoni enda süüd. Võtad veest välja, siis ta ei tööta enam, näed sa. Ma tõstan veest välja praegu, plops, ei tööta. Ühendust ei saa, paned vette, pops, töötab. What the fuck? Ta ütleb 20,8 kraadi vahepeal. Kas see on veetemperatuur, mida ta ütleb mulle? Ma vaatan korraks, ega mul aku tühi ei ole. Täitsa perses, mul on aku tühi ja ma olen nii kaua oma ette rääkinud. Oh my fucking god. Ta praegu ei saa ühendust, seepärast mul ei ole tiiper vees. Paneme tiiperi vette ja olemas. Võt see on nii ulme minu jaoks. Nagu, et ta läheb tööle automaatselt vees. Kuidas see toimib? How the fuck does that work? Ta on nagu kogu aeg stand-by peal, siis nägite siin samas. Siin samas, nagu see raibu ujus. Ja leidiski ülesse. No kurat, kui see ei ütle, et tiiper toimib, siis mis veel ütleb? Nägite, jah? Nägite? Kala tegi lupsu ja tiiper lihtsalt on olemas. Ja võib-olla veel või see sama kala, kuna ühe koha peal seisis. Väga huvitav, väga huvitav. Ma teen nüüd ühe viimase viske sinna poole. Issab, ma korraks ehmatasin, käis nii imelik heli. Nii,
Deeper chirp, jutud, särgid, värgid. Nüüd ma olen mingi 3, 4, 5 korda sinna poole visanud, sinna suunas. Ja mitte ühtegi korda ei ole näidanud, et seal kala on. Sinna suunas olen visanud paar korda, seal oli kala. Proovime sinna suunas, mis seal räägib mulle. Ootame, näed, naksti ühendas ära. Ja näed sa, seal on mingi kala olemas. Veel üks kala. Põhjas istuvad, nagu näha, 2 kala kõrvuti põhjas. 3 meetri sügavusel põhjas. See võib vabalt haug olla. Haug istub raive põhjas. Proovime sinna suunas. Väga noh. Siin ennem just oli mingi kala võib-olla edasi liikunud, võib-olla on alles veel. Naksti 2 kala. 2 kala. Siin otse ees on mingid poisid siis ühesõnaga. See kalamees läks minema sealt. Ma just mõtlen, et kellaaeg hakkab õigeks saama, et kala peaks võtma, miks ta juba ära läks huvitav. Seal ei olnud. Ühesõnaga, sealpool ei ole kala, sealpool ei ole kala. Kala on siin, niimoodi otse ees. Sügavamale peab loopima. Vaata, kui vinge asi. Kuidagi, ma ei tea, kuidas see süsteem nüüd toimib, aga mul on võib-olla välja lülitatud. Offline maps. Ma ei ole muidugi standard. Keegi ujus alt läbi praegu. No jah. Okei, näed, siit saad valida standard, onshore, GPS mode, blablabla. Ja mingi kala ujub siin all. Aga mind huvitab see, et ma tean, et siin peaks olema mingi süsteem. Näed sa, mingi kalakalake. Ei tea, kui suur ta on. Ma arvan, et see on see üks ja sama kala lihtsalt tiirutab siin. Näed, ta ütleb kohe ära, Tagajärv. Ma olen Tagajärve ääres, okei, väga hea. Miks ta mapsi? You do not have any points of interest. Miks ta ei näita nagu GPS-kaarti? Ma teen midagi valesti, ma arvan. Põhjas on praegu mingi kalja. Aga nagu miljoneid kalu me ei näe, eks ole. Mingi näpu otsaga 3 tükki on ja ujuvad siin vahepeal. Näed, siin on sensitivity. Kui me sensitivity paneme 100% peale, siis iga võnge, mis vees on, ta tabab ära, eks ole. Võib-olla ei ole isegi kala, see võnge, mis ta näeb. Vaid on mingi muu asi. Näed, kohe hakkas rohkem heli tegema. Kui me paneme 50% peale, siis tõenäoliselt nagu näha on, vaata, tuleb asju juurde. Sonar näitab rohkem asju, mida vähemaks võtad, seda rohkem tekib neid asju. See kala norib mind põhimõtteliselt. Ma pean vaatama kodus üle, kuidas see kaardi asi toimib. Äkki on vaja mingi spetsial paadi moodi või midagi. Siis ma mõtlesin, ma tean, et ta salvestab sulle sügavused ära ka nagu kaardina. Et sa saad ise veekogu nii-öelda mappida. Vägev värk selles suhtes. Deeperiga me tuvastasime ära, kus kohas kalad on igastahes. Et kus nad pesitsevad, eks ole. Mingi siin silla ees on ka mingi vend on ja mingi tõmbleb siin pikemat aega juba. Aga põhilised tegelased olid siis otse. Sealt me püüdma hakkamegi neid kohe. Loll kalamees oleks pool tundi järjest loopinud sinna lanti ja avastanud, et ei tule kala. Tark kalamees viskab sisse chirbi, deeper chirbi, mis ütleb sulle, kala on otse ees, idioot. Viska sinna. Ei pea midagi kartma siin, et äkki viskad ära. Mul on täiesti suvaline õng. Täiesti suvaline õng. Esimest päeva katsetan. Ei ole isegi rasket lanti otsas olnud. Esimene lant, mis sellel otsas oli see number 2. Pöörlev, ei kadunud see kuskil ära, mingi suvaline õng, suvaline tamiil seisnud, ma ei tea kui kaua, kus kohas, no problemo. Ja kui sa võtad oma selle 200 eurise õnge või 500 eurot või kui palju sa selle peale oled raisanud, paned sinna otsa selle, tõenäoliselt sa ei pea muretsema selle pärast, et pead vette järgi minema sellele. Ma ei tea, mis kuradi imeviskeid sa või tugevalt nuge loobid või ma ei tea, mida sa loobid, et sa kardad, et ära lendab. See ei ole üldse nii hull, nagu inimesed räägivad, et pärast lendab ära. Kuhu ta sul lendab? Õigesti viskad ei lendada kuhugi sul. Ma ka kunagi mõtlesin, et ei julge visata, et 300 eurot ja nii edasi. Praegu ma sain aru, et see on täielik idiootne mõtlemine. Sa ju viskad õrnalt. Ega sa ei pane landi lõksu kinni, sa ei viskad täiesti jõus seda kuskile, ma ei tea, teise järve otsa, mis iganes ja siis nutad. Kõik tuleb mõistusega teha. Kui mõistusega teed, siis vast probleeme ei tule. Nii, aga landiks. Mu lemmiklenti ei ole siin. Miks? 2 mu lemmiklenti ei ole siin. Miks? Vaata, see vend kabistab seda venda. Ei. Pervert raisk. Oleks landi lõks, siis oleks nagu vähe efektiivsem, vaata. Praegu ma loopisin deeperit ja nii edasi. Nüüd lähen tagasi sinna lanti loopima, see kala on võib-olla minema läinud selleks ajaks sealt. Tegelikult suure tõenäosusega ei ole see kala kuskile läinud. Kalad tegelikult on suhteliselt paiksed vennad. Tahan midagi mingi hullult palju ringi panna. Nii palju, kui ma olen vee all näinud vähemalt. Istub see haug rahulikult ühes kohas ja ootab, et keegi üle pea ujuks ja ongi kõik. See on lant muidugi number 1 suurus. Äkki saame mõne mikroofena kätte. Sinna visates selleks järsku sügavaks auguks on ju 3 meetrit sügav.
ma ei tea, ma lasen tal põhja vajuda ja siis seal oli 2 kala. Nende 2 kala nina alt kerime siis. Mul on niisugune karvane tunne, et mu lant ei lenda välja isegi sinna. Kuradi number 1 pöörlev. Lemmiklandid on kõik number 2 suuruses pöörlevad ja ma ei tea, kus nad on. Ma mõtlesin, et nad on siin karbis, aga tuleb välja, et ei ole. Vajub, ikka veel vajub. Mingi tõbras mullitab siin samas. Miks ma praegu kügitan on see, et need kalad, kes siin on, mind vähem näeksid, et nad ei kardaks mind. Huvitav, miks see teine kalamees ära läks? Kas ta teab midagi, mida mina ei tea? Äkki tal lõppes võtt ära lihtsalt ja läkski minema. Ja olen mina see idioot, kes liiga vara siia tuli. Mis kuradi linnu hääl see veel on? Ma ei ole isegi kuulnud sellise linnu häält. The fuck? Mingi haruldane lind raudselt. Ja vaata, udu hakkab tulema järve peale vaikselt. Nägite? Ahven tuli. Mine perse. Moka otsaga hoitis kinni. Ma ei tea, kas vett... Kurat, see kaamera ei näita nii alla. Viimasel hetkel võttis. Ahven. Oli otsas korraks. Ma jätsin kerimise ära, aga ta ei neelanud alla. Aga tuli otsa praegu. Ja see ongi üks nendest tiipri kaladest siis. Ilusti nägin, ujus järgi ja läks siia alla ära kuskile. Ma praegu ei tea, kas kaamera on nii alla suunatud, et seda vett nägi, aga moka otsaga oli landi otsas kinni kuradi tõbras. No, ütleme nii, et ahvenad siin on igastahes siis. Jälle. Mida vittu, noh? Miks ära ei söö siis? Siin samas. Ma ei tea, kui kaugelt see raibe ajab seda taga muidugi. Ajab taga, aga alla ei neela niimoodi. Moka otsaga katsub seda metalli. Jälle. Vittu sel kalal viga on. Kuradi vaimuaiga ahven. Okei, praegu ei ole kedagi. Kuradi Igor ahven. Näed, siin mullitab ka keegi. Äkki keegi on tulnud siia. Päris tihti on mul niimoodi olnud, et viimasel hetkel nagu siin kaldaservas ahven alles võtab, neelab selle landi alla, aga nüüd on mu sõber kaduma läinud kuskile. 3 korda vist ujus järgina. See number 1 kuradi pöörlev, ta ei taha pöörlema hakata alguses ja siis ta tuleb liiga kiiresti kerides. Mu vaimuaiga sõber on ära kadunud igastahes, kahjuks. Vähemalt hea teada, et mu lant pakkus neile huvi. See püsti seisimine vee ääres on selline asi, et olen varem näinud nagu, et kala tuleb, ajab lanti taga ja siin samas nagu nina all olles siis viimasel hetkel pöörab ümber nagu ehmataks. Viimasel hetkel paneb tähele niisugust suurt kuju, nagu sina ise seal vee kohal oled ja ehmub ära lihtsalt. Sellepärast ma vahest kükitangi, kui ma lanti loobin. Okei, viimane vise, poisid. Kuradi see number 1 pöörlev. Ja miks mulle see niisugune teleskoop-ritt vahelduse mõistes on hea ja meeldib? Naksti on ta kokku pandud, juba on koos. Naksti, viskame siia kotti sisse ta. On koos, super kiiresti läheb kokku, super kiiresti saad lahti võtta, loobid paar minutit, lähed edasi. Et kui ei ole mingi suur trip, on perfektne. Teeme ühe tee veel. Viimased sõõmud. Värsket õhku. Nii palju ma võin öelda. Totally worth it. See kõik on seda väärt. Ma soovitan, võtke, ostke endale ATV. Kui hing ihaldab ja mõtle, et kurat, äkki ostaks ATV ja siis hakkad mõtlema, et kas ikka raatsi. Võta ära. See on seda väärt. Mõnus on istuda võimsa masina otsas, vajutada gaasi ja tunda seda toorest jõudu enda perse all. Tuled kuskile karu perse, järve äärde, loobid lanti natuke, loobid tiiperit natuke. Rääkides tiiperist, imestama paneb, et noh, täitsa töötab tegelikult. Tegelikult täitsa töötav asi. Tehnoloogia ikkagi natukene blows my mind nii-öelda. Põhimõte see, et praegu ta on mul koti sees. Ta ei võta akut, ta ei mitte midagi. Ta on valmis minema. Ma ei pea eraldi nuppu vajutama, et nüüd tööle panna, mis iganes. Ta on stand-by peal kogu aeg. Kui ma nüüd panen tiipri äppi tööle ja viskan selle tiipri vette, 10 sekundiga on mul ühenduvus olemas selle tiiperiga ja juba on pilt telefoni peal ja tiiper lambist töötab. Nagu see paneb mul blows my mind nagu. Et nagu see süsteem kõik nii kiiresti käib ja automaatselt nagu. Kõige rohkem ongi just see, et nuppu ei pea vajutama, et tööle panna. Mis nagu ma ei mõista. How the fuck does that work? No muidugi, kui nüüd loogiliselt mõelda, et tõenäoliselt mingi kajalood või mingi asi, et saab aru, et läheb märjaks, siis mingi sensor annab paneb ta tööle. Aga ma nii loll nüüd ka ei ole tehnika poolest. Cool mõelda, et niisugune asi toimib ja
ma pean kodus natuke näppima, ma tahaks teada küll, kuidas see kaardistamine toimib, et näiteks selline järv, nagu kus ma praegu siin olen, see Neeruti tagajärv, põhimõtteliselt võt Google Maps'is, kus iganes Nautic kaardi lahti, siin ei ütle, kus kohas mis sügavused on või kus on sügavam või auk või madalik, mitte midagi. Sellist infot sul põhimõtteliselt vist ei ole kuskilt saada, kui just mingi kalamees ise ei ole juba teinud ennem sellist asja valmis, siis on jaganud sulle. Selle Chirbi abil on võimalik seda teha. Seda ma tahaks teada isegi. Sellest on kasu ka, sellepärast, et näiteks kui minna nüüd Kuremaa järvele või kuskile, et mul endal kajaloodi ei olegi. Nüüd mul on niisugune hea mitu asja ühes kajalood täitsa olemas. Asjad kokku pakitud, enda järgi ära koristatud. Nüüd hakkab siis viimane osa seiklusest ja selleks on koju minek. Loodame, et ATV käima läheb. Ei tea, mis ta streikis vahepeal, kas akku ei lae korralikult või... No eks see starter on parajalt läbi ka vist. Väga hea. Nii, ja läheme. Aga olgu, ma loodan, et teile meeldis ja kohtume järgmine video.